Tere tulemast kuulama Stebi podcasti Samm-sammult heaoluni. Kui sind huvitab tervis, heaolu, sport ja kõik selle maailmaga seonduv, siis oled kuulamas õiget linti. Tere kuulamast järjekordset Stebi Samm-sammult podcasti. Mina olen Ott Blum ja mul on hea meel tutvustada täna siin Grete Koho, kes on Swedbanki rahaasjade teabekeskusest ja jagab kogumise investeerimis ning ka säästunippe ja trikke mitmel rindel. Täna jagaksime neid, aga just tervisele suunatava. Tere Grete! Tere Ott! Kuna tänaseks teemaks on üldiselt investeerimine, just kuidas investeerida võib-olla tervisesse, siis küsiks kohe sinult, et kuidas sina oma tervisesse investeerid? Esiteks ma investeerin enda tervisesse tegelikult väga mitmel moel. Alustuseks siis muidugi kunagi ma käisin 5 päeva nädalas, harrastasin kergejõustikutrenni, ehk siis tegin tegelikult päris suure koormusega trenni. Peale gümnaasiumit see nii-öelda võib-olla ei olnud minu elus enam nii tähtis, siis ma valisin sellised harrastajatrennid ja tegelikult hakkasin käima jõusaalis. Ja jõusaalis käies ma sain aru, et tegelikult see on minu jaoks päris suur ajakulu. Ma olen peale tööd väsinud, ma ei oska enda ajuga seal mõelda, ma ei taha ja 1,5 tundi seal midagi teha, mis mulle tegelikult ei meeldi, oli minu jaoks küllaltki tülikas ja siis ma valisin seal samas jõusaalis, kus ma siis käin või nii-öelda treeningklubis, seal siis valisin enda jaoks rühmatrennid ja täna siis peamiselt nii-öelda treeningvõtmes hoian end vormis erinevate rühmatrennidega ja kuna ma olen ise tegelikult ka migreenik, siis sellised rühmatrennid, kus on siis keharaskustega, madala nii-öelda intensiivsusega trennid on väga head mulle ja tegelikult mõjuvad lootusliku valuvaigistina. Ja lisaks siis selle nii-öelda trenni poolel ma tegelikult igapäevaselt olen lihtsalt aktiivne, käin jala või rattaga tööle ja üritan teha ikkagi selliseid kõnnikoosolekuid ja vahepeal püsti tõusta, aga ma arvan, et kõikidest nendest nippidest, trikkidest me veel saame lähemalt ka rääkida, aga see oli võib-olla lühidalt, et kuidas mina igapäevaselt toimetan. Just, küll jõuame rääkida ja nagu juba vaikselt läbi kõlab, siis sinu puhul näiteks füüsiline aktiivsus aitab palju kaasa vaimsele, et vaimselt võib-olla isegi ei pea nii palju eraldi treenima, ütleme niimoodi. Ja need on kindlasti käivad käsikäes vaimne ja füüsiline tervis. Aga kes Grete igapäevaselt on ja kuidas ta finantsvaldkonda sattus, et seal raha heaolust rääkida? Ja igapäevaselt toimetan siis Swedbanki rahaasjade teabekeskuses. Toimetan, nagu Ott juba ütles, siis kogumispäeviku grupis ja meie üks suuremaid eesmärke siis rahaasjade teabekeskuses ongi edendada eestlaste rahalist heaolu. Ja selle üks suur osa on tegelikult ka siis just see vaimne ja füüsiline tervis, et üldse saaks selline raha heaolu tekkida. Ja lisaks sellele siis kirjutan erinevaid artikleid, mis on siis suunatud noortele, kuna ma olen ise ka võrdlemisi noor, mis on siis suunatud säästmise, investeerimise, kogumise ja üldse sellistel teemadel, mis võiks siis noorte elus oluline olla. Aga kui ma võtaks enda tööülesanded lühidalt kokku või mis see nii-öelda moto on, siis nakatada inimesi siis väikse rahatarkuse pisikuga, siis ükstaskõik millisel moel ja see teine märksõna võiks olla nügimine, millest võib-olla ka saame veel päraspoole rääkida. Tunnetan juba sarnaseid jooni Stebiga, aga just mitte rahatarkus, vaid tervise vallas, et just kui teeme sama suunda tööd. Just. Aga kas sa ise ka tunned, et sinu töö ja äkki sealne nagu tarkuse jagamine on sinu kuidagi tervislikke valikuid mõjutanud? Ja kindlasti, sellepärast, et meil kogumispäeviku
rahatarkuse grupis kogumispäevik on siis tegelikult igakuiselt erinevad teemakuud ja just aastast aastasse ikkagi tegelikult lõpuks korduvad need samad teevad, on vaimne tervis, on füüsiline tervis, on investeerimine, on eelarve teema, et tegelikult iga kuu, kui me tõstatame seal küsimusi või keegi jagab enda kogemust, annab inspiratsiooni, et siis tegelikult selles maailmas sees olles see väga palju õpetab ikka veel ka sinu enda kohta. Ja näiteks hea näide ongi, et kui ma siia selleks podcastiks ettevalmistusi tegin, siis ka tegelikult küsisin enne kogumispäeviklastelt, et kuidas nemad enda tervist nii-öelda soodsalt vormis hoiavad, et sain sealt väga häid selliseid lihtsaid nippe võib-olla ja muidugi eks igas vallas on niimoodi, et on info, mis on sulle, mida räägitakse nii-öelda söögi alla, söögi peale, aga kindlasti mida aeg edasi, mida vanemaks sisse saad, siis sa hakkad neid mõtteid nagu läbi erinevate perspektiivide vaatamas, sa lihtsalt ise ka kogu aeg arened. Et kindlasti need kogumispäeviklaste mõtted või töökaaslaste mõtted ja kõik see kogukonna teema nagu utsitab ennast ka kindlasti paremale rajale. Ja oletame, et kogumispäeviku siis grupis on teil tervise teemakuu, siis mis sinul on esimesed märksõnad, mida sina esimese asjana jälgiks, kui on näiteks tuleb tervise teemakuu? Et mis teemad nagu mind huvitaksid selle juures või? Puht personaalselt sind. Ja, no kindlasti see, et mida teha koos sõpradega, perekonnaga, mis oleks selline nagu mõnus, mis ei oleks, et tegiks selline tunne, et me nüüd tegime nagu nii raske trenni, et võib-olla kui kunagi oli see, et mida raskem trenn ja mida higisem su särk oli, siis nagu seda kõvem naine sa olid või seda paremini sa ennast tundsid, aga nüüd nagu olen hakanud väärtustama just seda, et ma lihtsalt oleksin aktiivne, et mul oleks hea olla, et ma nagu pigem just see sisemine hea et ma ei vaata, kui suured mu musklid on või mis mu kehakaal on. Et võib-olla mind ennast ka kogumispäevik, näiteks kui ongi siis see tervise teemakuu, huvitab eelkõige see, et mida teha koos sõprade või lähedastega, mis oleks selline lahe, aga samas nagu tervislik. Ja kindlasti ka see, et mis võimalused meil tegelikult üldse Eestis selleks on ja. Et üks variant on küll see, et sa saad teha midagi täiesti tasuta, käia näiteks välijõusaalis või kuskil terviseradadel, aga paratamatult see Eesti kliima on selline, et terve aeg võib-olla ei ole hea nagu või ei motiveeri kogu aeg nagu õue minema, et mis need teised variantid siis on erinevad, ma ei tea, joogatrennid või ükstaskõik on ja, et sellised nagu erinevad lahendused, mis on, sest kiiresti muutuvas maailmas tuleb kogu aeg erinevaid võimalusi juurde tegelikult, nutikaid võimalusi. Just, ja kindlasti jõuame nendest veel siin rääkida. Aga nagu ikka kõigilt tuleb küsida ja sa juba natuke avasid ka seda, et aga mis on sinu jaoks heaolu? Lihtne, aga keeruline küsimus. Jaa, väga lai küsimus, aga heaolu võib-olla kõige laiemas mõttes tähendab minu jaoks seda, et ma olen rõõmus, ma tahan hommikul tööle minna, mul on hea uni, mul ei ole peavalusid, ehk siis väga paljuski peavalud ja peavalude tekkimine on minu enda kätes. Muidugi mitte 100%, aga jah, ja et ma olen nagu, et mul on selline kergustunne pidevalt kehas, sellepärast, et minu mõttes ikkagi see heaolu läheb eelkõige kokku sellega, et kuidas ma ise ennast enda kehas tunnen ja näiteks nagu esimene märk sellest, et ma ei tunne ennast enda kehas hästi, kui mul tekivad näiteks peale pikkasid tööpäevi või pingelisemad perioodi koolis näiteks kaela või kuskile nagu pinged, nagu sõna otseses mõttes, ma tunnen ennast kõva tükina. Ehk siis heaolu eelkõige tähendabki minu jaoks seda kergust enda kehas ja rahulolu tunnet. Kuidas sul? Oi, keegi polegi vastu seda küsinud, aga siiamaani tegelikult, kui sina oled 5. külaline, siis ma olen kõigiga nõustunud, et kõik nimetavad oma heaolu juures väga olulisi asju, millest kõigist ma tahaks killukese välja võtta. Ja sinu omast võtaks kindlasti näiteks selle kaasa, et hommikul on hea olla ja hea ärgata ja tahtmine midagi ära teha. Olgu, kas see on puhkepäev või tööpäev, et mingi tuhin on sees. Ma arvan, et see on hea tunne ja hea olu. Aga kui lähme võib-olla natukene sellise rahalise heaolu juurde, siis
mis on sinu jaoks investeerimine üleüldiselt? Investeerimine üleüldiselt, nii nagu me siin enne podcast'i tegelikult arutasime, et seda kasutatakse, et kui sa võtad sõna veebi lahti, et siis see on ainult investeerimine rahalises mõttes, aga tegelikult me kasutame seda palju laiemalt. Ja minu jaoks investeerimine, jah, rahamaailmas tõesti tähendab seda, et seda tehakse tulu saamise eesmärgil ja see on pikaajaline tegevus. Aga ikkagi nagu, kuna me oleme täna siin Stebi podcastis, siis investeerimise väga suur osa on ka tervisesse investeerimine. Ehk siis see võib nagu, sa saad väga palju paralleele tõmmata sellega rahasse investeerimine, sellepärast et sa saad samuti tulu, sa tunned ennast paremini, sa elad kauem, sa ennetad haigusi, ehk siis see on ka tegelikult eluviisi osa, nagu investeerimine aktsiatesse või fondidesse või kinnisvarasse. Ja tegelikult üks paralleel, mis mul veel täna hommikul tuli, kui ma mõtlesin selle küsimuse peale, oli see, et investeerimismaailmas on, me teame, et on krüpto ja on sellised nagu väga kahtlased kiiresti rikastumise viisid. Ja nagu mitte kunagi ei ole mõtet neist kinni haarata, sest tõenäoliselt on see skämm, on see püramiid, skeem, üksteist kõik, mis asi. Ja tegelikult tervisesse investeerimine ju samamoodi, sest kui mulle aeg-ajalt viskab ikka Facebooki sellised äädid, et kui sa selle vöö endale ostad, siis sa oled kuuga kaotanud 10 kilo. No päris nii see ikkagi ei ole tegelikult. Ehk siis hoidu kiiresti rikastumise ja kiiresti hea tervise saamise viisidest või nippidest, sest need kunagi ei toimi. Kahjuks või õnneks meil ei ole sellist tabletti, mis meid terveks teeb või siis tugevaks teeb. Ja samamoodi meil ei ole tabletti, mis meid rikkaks teeb. Jah, et kui keegi teaks, kuidas saada rikkaks, siis oleks kõik rikkad arvatavasti. Just. Aga ma arvan, et tegelikult on ju nii, et kui on rahaasjad on korras, siis on vaimne heaolu korras. Kuidas on sinu arvamus sellest, et kas siuke personaalne finantsseis ja tervis saavad olla omavahel seotud või pigem ei ole? Nad ongi täielikult omavahel seotud, sellepärast et tegelikult rahatarkuse asemel aina rohkem räägitaksegi rahalisest heaolust, mille suur osa ongi see vaimne ja füüsiline tervis. Et tegelikult tervist ja rahatarkust ei saa, rahatarkust või rahalist heaolu ei saagi eraldi seisvalt võtta, sest et me võime kujutada ette, et vaimne tervis on kui vundament, vaimne ja füüsiline tervis on kui vundament, siis meil on jaksu ka muude asjadega, on see siis rahateemad, investeerimine, nagu nende asjadega tegeleda. Et nad on kindlasti väga, väga tihedalt omavahel seotud, aga natukene on see ka minu arust tegelikult muna-kana küsimus, sellepärast et kujuta ette nüüd toon suvalise näite, et kujuta ette nüüd üksik ema, kellel on 3 last, kes töötab näiteks klienditeenindajana 12 tundi päevas. Tema ainus mure on see, et kuidas ta saaks lapsed riidesse ja neile toidu lauale. Ehk siis tal ei ole ammugi aega tegeleda selle vaimse tervise poolega. Ehk siis kui sa oledki ainult selle tööga hõivatud, siis sul ajus ei ole ruumi selle vaimse ja füüsilise tervisega tegeleda, ehk siis su aju on justkui halvatud ainult sellega, et töö, lapsed riidesse ja tööle tagasi on ja. Tegelikult see kõik siis algab nagu säästupuhvri loomisest, et sul nii-öelda see ajus see ressurss vabaneks, et sul on säästupuhver, sul on turvatunne ja siis sa leiad aega ka enda tervisega tegeleda, ehk siis siin on nagu väga, sellel ei ole ühte õiget vastust, et ta võib olla kui vundament, aga tegelikult see võib olla ka see, et tegelikult nad tervis ja rahaline heaolu toetavad teineteist nagu 2 kõrvuti olevat seina. Ja kui sa tunned, et mõlemad on kehvas kohas, siis ära võib-olla proovigi mõlemast alustada, vaid vali üks ja tegelikult see teine võib kaasa tulla. On minu arvamus, et jah, tõesti see mentaalne heaolu ja meelerahu, et sa tead, et vähemalt olgugi kui palju või vähe sul seda raha on, et see on vähemalt kontrollitud, et kuidas sa seda kasutad. Ja teine variant, kui sa tunned, et sul on võimalik sellest eraldada ajaressurssi või rahalist ressurssi, siis loo selleks oma fond või leia aeg, et tegeleda oma tervisega. Olgu see ükskõik kuidas, et kontrolli seda, tee seda
füüsilise trenni näol. Et valikuid on palju. Nõus ja näiteks me hommikul surfasin veel uuringutes ka, et mitmed uuringud tegelikult näitavadki, et mida suurem on see rahaline heaolu, seda parem on ka siis füüsiline ja vaimne tervis. Et näiteks üks näide valim oli 5500 inimest ja 72% siis on öelnud, et nende vaimse tervise probleemid on nende rahalist olukorda halvenenud. Ja seal oli ka siis selline näide, et kui su vaimne füüsiline tervis on juba kannatada saanud, siis tegelikult sa ei suuda ka ju tööl maksimaalselt panustada, mis tähendab seda, et võib-olla sa pead töökoormust vähendama, aga sealt tuleb ju eelarvesse veel suurem auk, sellepärast sul ei ole võimalik nagu täiskohaga tööd teha, ehk siis nagu tegelikult on nad täpselt sama võrdsed ja väga seotud oma vahel. Aga kuidas sina näed seda suheldes siis tegelikult peaaegu mingil määral tuhandete inimestega erinevate gruppide kaudu just Eestis, et kuidas meil selle rahatarkuse ja rahaheaoluga tegelikult on? Oleme Swedbankis väga mitmeid uuringuid selles vallas siis läbi viinud nii Baltikumis kui ka Skandinaavias ja siis ainult enda Eesti baasil ja tegelikult olukord ei ole kiita. Olukord on pingeline. Paljudel inimestel puuduvad säästud, puudub turvavõrgustik ja on ka siis ebakindlustunne just tuleviku ehk siis pensionipõlvele mõeldes. Ja kõige huvitavam selle juures on see, et me tegelikult kõik teoorias oleme väga osavad, aga kunagi see praktikasse ei jõua. Ja tegelikult see on ju tervisega täpselt samamoodi. Ma tean, et ma peaksin tervislikult toituma, aga siis ma õhtul lähen ikkagi McDonaldsisse. Et jälle on ju, et tegelikult me kõike seda teame, kui koolilapsed teevad erinevaid neid PISA-teste, erinevaid raha ja investeerimisega seotud teste, siis nad kõik teavad, mis on liitintress, et mida varem sa alustad, seda rohkem sul on võimalik liitintress saab tööd teha. Kõike, nad vastavad testi tulemustele 100%, aga kunagi tegudeni see ei jõua. No kui ma saaks euro iga sellise budgeting video eest, mida ma vaadanud olen viimaste aastate jooksul, samas ilma, et ma oleks nüüd meeletult neid rakendanud, siis ma oleks päris rikas, aga kui ma oleks oma aega targasti kasutanud, siis mul oleks see ammu tehtud. Minu puhul tervisel töötab see paremini kui näiteks rahaasjades. Aga jällegi, kuna paralleele on palju, siis hea tarvimused äkki kanduvad üle. Teeme niimoodi. Just, aga see ongi, et sa alustadki väikse sammuga ja kui sa juba teadvustad endale seda mure kohta, siis on ka tegelikult lihtsam see esimene samm nagu teha, sest paljud inimesed isegi nagu, ma ju teooriat tean ja ma arvangi, et kõik on hästi, aga nad ei mõtle sellele, et tegelikult praktika on ju hoopis teine. Ja kui siit minnagi äkki edasi, et ehk sul on sellega alustamiseks paar nippi, et kuidas lihtsalt nii-öelda kontrolli alla saada või näha, kuidas me oma rahaga ümber käime? No mina olen enda jaoks kujutanud ette sellist rahatarkuse treppi ja selle esimene aste ongi siis täpselt see, millest me juba rääkisime, on eesmärgid ja motivatsioon. Ehk siis nagu milleks sa seda teed ja kelle jaoks sa seda teed. On see võib-olla see nagu baasaste, ehk siis sa pead tekitama motivatsiooni ja vastama küsimusele, et miks. Näiteks minu eesmärk on praegu endale kodusisustuse jaoks raha koguda ja see ongi minu eesmärk. Ehk siis ma iga kuu panen teatud summa kõrvale, et ma saaks selle eesmärgi täidetud. Aga siin on ka väga oluline aga koht, et inimesed on seda, lihtne, panen endale eesmärgi, et kogun, ma ei tea, aastaga mingi 20 000 eurot on ju. Aga kas see on nagu realistlik üldse? Ehk siis inimesed võtavad tihti endale liiga suure ampsu, et nad ei suuda endale teadvustada, tegelikult see pole mitte mingi valemiga võimalik. Ehk siis pigem nagu alustad alati nendest väiksematest sammudest. Ja siis tegelikult teine baasasi on see eelarve, leiad kohti, kust kokku hoida. Ja kui vaatad, et sa ei saa kokku hoida, siis järelikult pead mingeid lisateenimise võimalusi
proovima või katsetama, on ju. Aga tegelikult eelarve tegemisel on ka väga palju selliseid ohtlikke kohti, miks inimesed võib-olla julge, ei taha seda teha, sellepärast et kui sa hakkad esimesel kuul enda eelarvet nii-öelda tegema ja vaatama, et mis need kõik kulud on, siis inimestel tekib nagu frustratsioon, et appi, et kuhu kõik see raha on kadunud ja siit ka soovitus, et esimesel kuul, kui sa üldsegi hakkad nagu auditit tegema enda rahaasjade üle, et siis ole enda vastu helde. Et kiida ennast selle eest, et sa oled sellega algust teinud täpselt samamoodi näiteks nagu spordi tegemisel, aga kui sul kohe tulemusi ei tule, et siis ära lase nagu pead norgu ja samamoodi eelarve tegemisel ka, et kiida ennast selle eest, et sa oled ennast võtnud nagu käsile ja sa tead, kuidas saaks paremini, mitte selle eest, et kui palju ma olen näiteks voltinud või poltinud. Ja 3. nipp on ikkagi siis säästupuhvri loomine, mis annab lõpuks sulle turvatunde ja siis kui sul on turvatunne olemas, nagu ma ennist rääkisin, on sul see ajuressurss vabanenud, et sa ei pea kogu aeg muretsema selle pärast, et kuidas otsaga kokku tulla, vaid tegelikult sa saad tegeleda kõikide nende teiste meeldivate asjadega. Just. Kõik need sammud, mis sa kirjeldad, tõesti saab edasi kanda või üle kanda enda tervisehoidu põhimõtteliselt. Ehk siis finantsnõu me siin podcastis küll ei anna, aga kui kuulad seda juttu, siis mõelge kas või samal ajal paralleele elust, et muudes valdkondades on täpselt sama asi. Motivatsiooni leidmine, põhjuste leidmine, et spordinäide oli väga hea, et tulemused tavaliselt alguses kipuvad eriti aeglaselt või progress tuleb eriti aeglaselt, aga mingi hetk see läheb lihtsamaks ja siis tekib ka hea enesetunne arvatavasti. Ma tegelikult joonistasin endale siia selle trepi kahtpidi, ühtpidi siis rahatarkuse mõttes ja teistpidi siis tervisesse investeerimise mõttes. Ja minu arust ka see trepistiku mõõde on nagu väga hea, et see algab motivatsioonist ja eesmärgist, et ma tahan tunda end tervelt ja rõõmsalt, ehk siis ma leian sellele miks küsimusele vastuse ja järgmine samm siis nagu, et kui sa teed eelarvet, siis sa paned paika selle plaani, et mida sa teed, kuidas sa teed, mitu korda nädalas sa teed, ehk siis sa paned mingi plaani endaks paika ja näiteks kuidas mina enda rühmatreenidega algust tegin, ma lihtsalt võtsin pühapäeva õhtul, võtsin selle rühmatreeni plaani lahti, vaatasin, mis mul kalendriga sobib ja panin endale, broneerisin kohe 3 trenni ära ja siis on see, et esiteks mul ei ole võimalik viimasel hetkel alt hüpata, et ma ikkagi ei lähe, on ju. Ja siis see 3. samm on see, et tervise puhul nende nagu et alustamine väikeste sammudega, et sa ei tee kardinaalselt kõike seda ümber, vaid siis rahulikult samm-sammult, et kui sa ei olegi mitu aastat kuskil trennis käinud, siis sa ei võtagi endale 1,5 tunniseid trenne, vaid sa alustadki sellest 20-30 minutist, on ju, ja kui sa selle baasi nagu oled juba saavutanud, siis see dopamiini laks hakkab aina suurenema sinu kehas ja siis tegelikult sa tahad nagu pikemalt teha, sest sa tunned ennast juba enda keres nagu päris hästi, ehk siis need on need väiksed võidud. Ja kui veel viimast korda rääkida nii-öelda eelarvestamisest, siis mis on sinu arvamus? Mis on see, tänapäeval on hästi palju äppe, on igasugu eeltehtud Exceli tabeleid, kes kirjutab vihikusse, kes üritab, ma ei tea, kuidas veel paarilisega jagada neid eelarvestusi, et üks lihtne moodus, kuidas oma eelarve paberi peale justkui saada. Et mida sina näiteks kasutaks või kasutad? No mina ikkagi kasutangi paberpliiatsi varianti ja kuidas seda kõige lihtsam teha ongi tegelikult võtta enda kõik pangad pakuvad siis seda nii-öelda, mis sõna see on nagu väljavõtet, jah, et kõik pangad pakuvad nii-öelda kuu väljavõtet ja seal sul on tegelikult paar sammu ja sul on kõik endale nagu paberi peale üles kirjutatud ja sealt sa juba näed, millised need kokkuhoiukohad on, aga pigem lihtsalt jah, ma arvan, et kõik oskavad paberi peale või Excelisse neid asju kanda, aga just inimestel on hirm ja nad ei taha seda tõde kuulata, et see on see põhjus, miks nad seda ei tee, et tegelikult selle eelarve kui iseenda koostamine on kõige lihtsam asi. Ja sealt võib-olla ongi see, et inimestel on ka aru saanud, kui juba eelarvest, et siis peabki raha üle jääma ja peab seda edasi investeerima ja siis tekivad need protsendid ja numbrid ja arvud ja jälgimised kõigile, et vist ei pea ju kohe selle vooluga kaasa minema, et kõigepealt luua enda baasfond. Ma arvan, et isegi sukasäärde kogumine on endiselt natukene popp, et lasta olla seal igaks juhuks olemas. Ja täiesti nõus, et sa peadki leidma iseenda jaoks selle parima viisi ja näiteks mulle meeldib see mõte, mis Kristjan Liivamägi ka ütles,
et vaata küsitakse, et millal oleks kõige parem aeg investeerimisega alustada ja siis on see baasvastus on täna, mida tähendab, et kõige parem oli eile, aga täna on ka okei, aga tegelikult see sõltub nii palju inimesest iseendast. Mõnel inimesel ei pruugigi see viis sobida ja võib-olla mõne inimesega jaoks ongi kõige parem, et ta kogubki endale sukasäärde neid säästu, vähemalt tal on need säästud olemas on ja ta on mõelnud selle peale, et nagu see surve ka, et ma peangi ainult investeerima aktsiatesse või kuskile, et kuuluda mingisse kogukonda, et ma ei ole selle mõttega ka nagu, või noh, et ma olen selle Kristjan Liivamäe mõttega selles mõttes nõus, et iga inimene on erinevas arenguastmes ja võib-olla kõikidel ei pruugigi see sobida ja on erinevad viisid ja tegelikult spordi tegemisel täpselt sama. Ja noh, ilmselgelt sa võid oma vaimset tervist rusuda hoopis sellega, et kui su tekitad ise endale paanikat, kuhu investeerida või kus mu raha läheb, ütleme niimoodi. Just. Aga kui me räägime tervisesse investeerimisest, siis jällegi küsin sinu käest puhtalt isiklikku arvamust, et kuidas alustada, et ma arvan, et siin, kuna investeerimisega on hästi palju paralleele, et näiteks inimesel huvi on, teadmised on, baasteadmised, aga et ei tea, kuidas ja mis päeval alustada näiteks tervisesse investeerimisega. Siis sa juba avasid seda, et sina tegid seda, et pühapäeva õhtul tegid plaani paika. Väga hea. Kas sul on veel midagi sellist? No minu arust kõik algab ikkagi, nagu vaata, ma olen kuulnud palju sellist küsimust, et mul ei ole aega sellega tegeleda ja tegelikult see kõik on prioriteetide seadmise küsimus. Sul on aega, kui sa leiad, et see on sinu jaoks oluline, mitte keegi teine ei saa öelda sulle, et see on oluline, et palun tee trenni, sest see on nagu vajalik, et sa pead ise jõudma sellele järelduseni ja siis sul on päriselt leiad selle aja, millal ja millisel viisil seda teha. Ja tegelikult, kui ma olen küsinud nendelt inimesed, kes ütlevad, et neil ei ole aega, et mida nad siis teevad, nad vaatavad telekat, nad scrollivad telefoni ja see ongi see, et ju siis neil ei ole nagu, neil on prioriteedid paigast ära. Ehk siis mina arvan, et aja sa leiad siis, kui sa tahad seda leida. Ja tegelikult nagu ma juba ennist ütlesingi, et trenni ei pea olema 1,5 tundi või 2 tundi seal jõusaalis, vaid see võibki see olla 30 või 40 minutit mõnus sutsakas. Peamine ongi see, et sa ise ennast tunned hästi, kui sa ei tee trenni nagu tulemuste eesmärgil on ju. Aga võib-olla üks mõte, et kust alustada või kuidas alustada, siis mulle meeldib ka tegelikult see, et me mainisime siin seda kogumispäeviku gruppi, mis on selline kogukonna värk. Kogumispäevik ühendab inimesi, kes tahavad rahatargalt elada ja läbi kogukonna toe saavad siis inimesed indu juurde, kuidas seda teha, milliseid nippe kasutada. Tegelikult tervises samamoodi on ju mitmeid tervisegruppe ja selliseid nagu kogukondi. Ma tean, et Tartus on mingid kogukonnad, kes käivad õhtuti kepikõndi tegemas või rattasõitu tegemas või sellised asjad, et nagu liitu siis mõne kogukonnaga, mis sind inspireerib, kelle teekond sind inspireerib, sest koos on alati lihtsam, on ju. Ja teiseks, kui sa juba ümbritsed nende inimestega, siis need prioriteedid lähevad ka küllaltki lihtsalt paika, ma arvan. Täiesti 100% nõus ja ma arvan, et kõik sporditegijad ja nende spordi sellised propageerijad on ka nõus, et asi algab sellest, kellega sa ennast võib-olla ümbritsed, mis on su eesmärgid jällegi, et võib-olla see scrollimine või teleka vaatamine on sinu jaoks vaimse tervise puhkus. See on täiesti aktsepteeritav tegelikult tänapäeval ka, aga teistpidi jah, et järelikult sa ei seagi oma näiteks sportlikke saavutusi või aktiivset liikumist siis prioriteediks. Kui see on sinule okei, siis see on hästi. Samas, kui see hakkab sinu elu segama, siis sa pead tõesti nagu muudatusi tegema. Aga tegelikult ma nagu see, et kui inimesed mõtlevad, et ma pean täna puhkama ja ma olen telefonis või telekas. Okei, telekas on nagu natukene teine asi, aga oluline muidugi see, et mida sa sealt telefonist nagu vaatad, kas sa scrollid TikToki või sa tõesti nagu loed midagi või ma ei tea, õpid mingit uut keelt või mida iganes. Aga tegelikult näiteks Jaan Aru ja
Andrus Kivirähk, ma olen lugenud nende mõlema arvamusi ja Andrus Kivirähkil oli vaata üks huvitav artikkel molutamise kohta, et tegelikult sa nagu seda on vaja teha, et sa lihtsalt oled diivani peal, aga sul ei ole seda telefoni käes, et enda vaimset ja füüsilist tervist restartida. Et see on ka minu meelest nii oluline mõte, et inimesed arvavad, et ma puhkan, aga ma olen samal ajal telefonis nagu ei, tegelikult su aju ei puhka ju. Et mitte millegi tegemine selleks, et uuesti midagi teha. Jah, just. Kõlab hästi. Ja omalt poolt lisan veel, et tõid välja tõesti need grupid, et tasub uurida, kas või märksõnadega Facebookist või kuskilt otsida. Ja seda ei tasu karta, et sina oleksid see võõras ja kõik on juba omavaheliselt tuttavad ja sõbrad ja tegelikult igas grupis on see, et see grupp on kokku saanud enamasti võõrastest inimestest ja sina varsti lihtsalt, kui sa regulaarselt nendega kohtud, siis sa lõpuks oled grupi osa. Et mina olen ka käinud erinevates sellistes projektitrennides, kus on võib-olla ongi kindel arvu kohtumisi, aga teistpidi need inimesed saavad juba iga korraga järjest tuttavamaks ja Tartus on ka samamoodi igasugu jooksutrenne, kus sa näed, et inimesed on juba innustavad üksteist selles suhtes, et see ei ole võistlusmoment, vaid vastupidiselt sa tahad trenni minna mitte trenni pärast, vaid hoopis inimeste pärast. Ja just ja näiteks see ka, et kui Tartus ilmselgelt näiteks nüüd tuli siia küll padelitrenn on ju, aga enne, et nagu, et kui sa ei leia enda jaoks mingit sobiv, nagu et sa ei taha käia jõusaalis, et sa tahaks, ma ei tea, mingit palli mängida, aga sa ei leia nagu sobivatel kellaaegadel või niimoodi mingit korvpalli või jalgpallitrenni on ju, et siis võta enda sõpradega nagu punt kokku, broneeri see saali aeg endale, jagage see summa ära, kui võimalik ja minge lihtsalt mängige nagu lustige. Et nagu ka sellised lihtsad võimalused, kui teil on need sõbrad, kellega minna vaata. Ja soodsatest võimalustest me veel hakkame rääkima, aga täpselt see, et isegi ei ole vaja ju enamus ajast Eesti ilmas nagu saali, et midagi teha, et õues on võimalik, talvel on võimalik suusatada, minge kelgutama. Sellised võib-olla isegi fun asjad töötavad ka väga hästi. Ja aga oletame, et ongi see, et ajaressurss on väga piiratud. Mul on ainult kindlad näiteks kellaajad ja mul ei ole neid sõpru, kellega need klapivad. Et kas sinul on ideed, kuidas aega justkui juurde tekitada, et kas näiteks oma aega saab eelarvestada samamoodi nagu raha? Jaa, kindlasti saab. Ma arvan, et aja planeerimine on üks väga-väga oluline oskus ja ta tegelikult aega planeerida on täpselt sama oluline kui eelarvet teha. Ja ma arvangi, et aja planeerimine algab sellest, et nagu ma juba ennist ütlesin, et see prioriteetide seadmise küsimus, et sa paned paika nagu mida sa kindlasti tahad teha, mis on sul oluline ja siis sa leiad nende asjade jaoks ka päriselt aega, aga tegelikult saab ka teha mitut asja nii-öelda koos, kui me mõtleme, et kuidas hoida, et kuidas nutikalt enda aega planeerida. Näiteks minu töökohas on võimalik teha, on erinevad koosolekud, aga kõikidel koosolekutel ei pea ilmtingimata midagi ekraanilt vaatama või konspekteerima. Ehk siis nendel koosolekutel ma olen sageli käinud lihtsalt enda päeva sammud täis teinud. Et sellised nagu võimalusi ja kahe asja sidumise võimalusi, ma arvan, on küll ja veel täpselt samamoodi ma olen näinud neid, võib-olla see on natukene ekstreemne, aga ma olen näinud neid pereemasid, kes siis samal ajal vaatavad mingit Netflixi sarja ja teevad mingeid, sõidavad pukiratast või midagi või teevad kõhulihaseid samal ajal. Et ma arvan, et neid nagu, et trenn ei ole ainult see, et sa tõmbad trenniriided endale selga, vaid see kõik on see, mida sa igapäevaselt teed, kas või et seisad kontoris vahepeal püsti istumise asemel. Või et kui sul on koosolek inimesega, kes sul istub üle laua, siis sa lähedki võib-olla jalutama, et selliste teistmoodi mõtteviiside juurutamine ja nagu võib-olla nutikate viiside leidmine ja aja planeerimise oskuse kombinatsioon on see kõik. Et võimalusi on. Just. Ja vaimne treening ja üldse vaimne heaolu, et lõunapausi ajal saab ristsõna ka lahendada või minna nii-öelda teise kontoriruumi ja rääkida inimestega, kellega pole ammu rääkinud, on ju, mõtteid vahetada. Et aega meil juurde ei ole võimalik saada,
aga tegelikult efektiivselt kasutada tänapäeval ma arvan, et ei ole üldse probleemi. Võib-olla isegi mõelda selle peale, et mine vaata korra oma seadetest, palju su ekraaniaeg on olnud ja mõtle, kas see aeg on nüüd, seal näitab protsentuaalselt ju tegelikult, mis äppe sa kasutad. Võib-olla on mõni nädal mõistlik mõni äpp ära kustutada või enda jaoks sulgeda, et kujuta ette, et sul on 1,5 tundi mingist asjast vabadus ja see 1,5 tundi võib olla täpselt sinu, ma ei tea, selle kuu tervisearsti aeg või teed midagi ära. Või massaaži aeg on ju, et nagu just. Neid võimalusi on nii palju, aga lihtsalt inimesed ei ole nagu nõus loobuma nendest harjumustest. Ja nad arvavad, et nad ei saa ilma selleta. Just. Ja aja planeerimisest veel korraks nii palju, et kuna november on meeste kuu, siis või meeste tervisekuu, siis kõigile südamele, et tuletage meelde oma tuttavatele ja võite ka naistele meelde tuletada, et tervisekontrollis käia, sest enne talve pimedat aega ikka tasub ja läbi aasta tasuks. Aga näide, et meie Stebi meeskollektiiviga käisime just tervisekontrollis verd andmas ja kõige lihtsam moodus, kuidas kõik sinna võib-olla saada, et vabadus oli novembri jooksul ära käia, aga oligi panna kindel kellaeg, kindel päev, saame kõik kokku. Tekkis selline kamba mentaliteet ka ja ei tahagi ju ilma jääda selles suhtes ja kõik oli käidud, tehtud, võttis su ajast 0,5 tundi, kes jagasid veel autot, keegi peab bussiga tulema umbes on ju. Et väikesed võidud seal sellistes asjades kindlasti aitavad kaasa. Ja no meeste koha pealt veel seda ka, et alati on nagu see mõtteviits, et mis mina mees, et kus mina lähen, et nagu mind ei ole vaja kontrollida midagi sellist, nagu lõpeta ära, sind on vaja täpselt sama palju kontrollida, kui naised peavad kontrollis käima, ehk siis nagu, et see meeste kuu ja see algatus, et tegelikult ju väga lihtne nipp, et võttagi endal iga aasta see november eesmärgiks, et siis ma rohkem pühendan endal tervisele, käingi arsti kontrollis ja võib-olla võtan mõne massaaži rohkem näiteks või lähen üldse massaaži või ühesõnaga, et ma luban endale midagi nagu, mis soodustab vaimset füüsilist tervist. Endale lubamine, mida sa muidu võib-olla tavaliselt ei tee. Just. Aga võib-olla jõuamegi sinna, et mõtteid on palju, aga näiteks mõned hobid on liiga kaugel, Eestis ei saa, on liiga kallid. Mis on need võib-olla head lihtsalt igapäevased ja kõige olulisem soodsad variandid oma tervise eest hoolitsemiseks? Mina tahan omalt poolt öelda seda, et minu arust ei ole õige, olenevalt inimesest, aga võib-olla ei ole õige mõelda sellele, et kui suur on see trenni kulu, mida sa maksad, vaid tegelikult see tervis võrdubki ju sinu heaolu. Ehk siis see on igal juhul tasuv investeering, kui sa säästad selle 10 või 15 või 20 eurot kuus on ju, aga mida sa sellest võidad? Tegelikult mitte midagi. Ehk siis see hea tervis ongi sinu see produktiivsus alus ja sul oleks võimalik üldse nagu kasvatada enda sissetulekuid ja edendada üldist siis rahalist heaolu endas. Ehk siis ma arvangi, et nagu et võib-olla ei olegi õige siin, et soodsaid võimalusi kindlasti on ja enda jaoks on vaja see parim välja valida, ja mõned treenid on kindlasti tõesti üle mõistuse kallid, näiteks peotantsud ja kõik sellised ekstreemsused on ju, aga et mina arvan, et see ei ole kindlasti koht, kus nagu peaks kokku hoidma, aga kogumispäeviklasena ma võin öelda, et kindlasti nagu soodsatest võimalustest ei ole kunagi hilja nagu ära öelda, aga lihtsalt mul meenus siinkohal üks uuring ka, et tegelikult kui inimestel hakkavad rahamured tegema, arvele, mis on see, mille pealt need kõigepealt kokku hakkavad hoidma? No loogiline vastus oleks tervis. Tervis ja toit, tervislik toit. Ehk siis suurel määral heaolu, mille just. Ehk siis ütleme, toit on su kütus, siis sa paned ennast ise halvasti tundma, sa ei tahagi võib-olla tööl käia, sa ei teine nii palju raha ja see käib kõik allapoole. Just, täpselt. Aga soodsatest võimalustest kindlasti kõikidele meeldib vahepeal käia õhtuti teitimas, kas kohvikus teitimas sõbrannadega või hoopiski
või hoopiski siis enda kallimaga kuskil väljas söömas, aga selle asemel hoiad raha kokku, hoiad end tervena, väga lihtne põhjus, minge lihtsalt kõndima. Rääkige seal enda asju, et ei pea tegelikult seal kohvitassi taga ju rääkima. Siis on erinevad avalikud jõusaalid siin Tartus, mis tegelikult on ülipopulaarseks saanud ja ma olen märganud, et tegelikult seal tehaksegi täitsa nagu, et mingid treeningrühmad lähevad sinna spetsiaalselt trenni tegema, et kui sul klapib aeg, siis põhimõtteliselt on sul võimalik nendega seal kaasa teha, on ju. Et jah, need välijõusaalid on tegelikult väga mõnus lahendus ja just, et kui sa lähedki sinna näiteks mingi oma sõbraga, sa võid seal ju 2 tundi või 3 tundi veeta, teete vahepeal trenni, räägite juttu oma vahel, ma ei tea, võib-olla mõtlen Tähtvere selle spordipargi peale, lähte hüppate Emajõkke korra, et tegelikult neid nagu, et kui sa oled leidlik, et siis on võimalusi päris palju. Ja näiteks kui on, teil ka kindlasti Stebis oma tiimiga on mingid sellised tiimiüritused on ja nagu tiimiüritus, see ei pea ju olema see, et me nüüd istume suure laua taga ja me hakkame nüüd arutama mingid strateegiat, nagu sa võid teha mingi pool päeva sellest nagu siis sellist istuvat asja, aga teine pool päevast nagu pane mingit, nagu tehke mingit liikuvat asja, mängige mingit mängu või mõelge mingi plaan, mis oleks nagu, et sa saaksid liigutada ja usu mind, nagu sul tulevad palju paremad mõtted siis, kui lihtsalt istudes. Ja reedel ma käisin juuksuris ja siis mul juuksur rääkis nii ägeda loo, et ta nüüd alustas paar kuud tagasi hommikuti jõusaalis käimisega. Ta leidis selleks sõbra, kellega ta siis koos käib. Ja ainus aeg, mis siis sellele sõbrale sobib, on see, et 5:30 vist hommikul jõusaalis, et kella 8 juba tööle jõuda. Okei, ühesõnaga väga vara. Ja siis ta rääkis sellise loo, et vahepeal on ikka hommikuti see, et appi, et ma ei jõua ja tahaks kirjutada sõbrale, et ärme täna lähe. Ja siis ühel nädalal nad olid siis terve nädala trennis ära käinud, umbes trenni lõpus on plaksud, see nädal tehtud ja siis nad mõlemad hakkasid avaldama. Tead, ma oleks tahtnud sulle iga päev kirjutatud, palun magame täna, et palun ärme lähe jõusaali. Ja teine sõber ütles, mul oli iga päev täpselt need samad mõtted ja kumbki ei kirjutanud. Ehk siis see, kui sa lähed juba kellegagi, sa lepid kokku, et see kell selles kohas, siis väga raske on ikkagi ära öelda või sul peab väga mõju põhjus olema, muidu sa nagu reedad ennast ja reedad seda sõpra ka, on ju. Aga kui sa oleksid üksinda, siis sul see äratus käiks kinni, tekk üle pea ja magad edasi. Ehk siis tegelikult võib-olla see kõige soodsam ja parem nipp ongi siin, et leia endale keegi, kellega koos midagi teha ja siis on see soodne on ka sellepärast, et soodne selles mõttes, et leidke mingi nutikas viis, aga teiseks see ajendab sind selleks, et sa päriselt teed ka seda. Vastutama tegude eest, ütleme niimoodi. Just. Et kui sa juba lubad, siis ja see on hea moodus tegelikult ka võib-olla kaasata inimesi, et kui sinu pere või kellegi või sina juba oled tervislik, teed kõike, aga sa soovid kedagi lähedast sõpra või pere kaasata, et siis sellised väikesed asjad võivad kindlasti positiivset mõju avaldada. Mis ma veel ise lisaks näiteks selliste lihtsate nippidega võib-olla, kuidas soodsalt vaimset tervist arendada, on päevikupidamine. Eneseharimine on tegelikult mõnus võib-olla ajutreening, aga samas ka ajupuhkus kõigest muust. Siis ilmselgelt palju inimesed on hoopis raamatute usku, selle asemel sarju vahtida. Ja muidugi sarjade vaatamine ei ole ka halb asi. Ja võib-olla mis on siin podcastis ka läbi käinud, et just siin Triin Laisk ütles, kuidas, et tema heaolu on siis, kui ta hakkab märkama detaile, näiteks puud on ilusad kollakad sügisel ja kõike muud. Et kui märkad detaile, siis järelikult su mõistus ka puhkab ja sa suudad ennast välja ülitada. Aga füüsiliselt, kuidas ennast käima tõmmata, siis rääkisime nendest kogukondadest ja ühisüritustest, siis ma arvan, et igal linnal või vallal on tegelikult määratud spetsialistid inimesed, kelle poolde võib-olla pöörduda, sest linnad korraldavad ka üritusi, ühismatkad, tasuta spordipäevad, just märkasin sotsiaalmeedias, kuidas Tallinnas isegi Mihhail Kõlvart annab ühes kohas trenni ja siis Erki Nool annab
nii-öelda kergejõustikuhallis, et ongi spordipäev ja linnakodanikule, et kui ei tea, mis meeldib, siis uuri, mine proovi, et kõige tähtsam on vist tegelikult ikkagi peale hakkamine, et võimalusi on väga palju. Täpselt peale hakkamine ja võib-olla ikkagi nende kambajummide leidmine ka siis või vähemalt nagu inspireerivate inimeste leidmine siis, kes on seal eesotsas, näiteks ongi siis Erki Nool, kes sulle seda trenni teeb, on ju. Ja ühes korras võib piisata, et nii-öelda pisik kätte saada. Just. Ja võib-olla ka väike list siia, et kuidas päriselt raha säästa, et okei, see 10 eurot võib-olla nagu korraga tundub väike säästa, aga tegelikult mõtle sellele, et hooajati on erinevad soodustused. Kui me räägime ka spordivarustusest või tahad uusi suuski, siis kevadeti tegelikult müüakse väga odavalt juba suuski, et järgmiseks hooajaks valmis olla. Siis tehakse ka tasuta screeninguid, kui siin kutsutakse tervist uurima, siis miks mitte, käi ära. On ka spordiklubides tegelikult kellaajalised erinevused, et kui sa oled hommiku inimene, siis käi hommikuti ja see on soodsam. Ja samamoodi, et trehniks ei pea minema kodust välja või isegi mediteerimiseks, joogaks, et kodus on võimalik teha, kõik on tasuta tegelikult YouTube'is, äppides, et see info ei ole, uuri selle tausta kohta, aga tegelikult seda infot on hästi palju. Just. Ja tegelikult, kui sa ei taha päris linnainimeste või spordiklubide poole pöörduda, siis uuri lähikonnalt, et kes midagi ägedat teeb, kuidas ta sinna sattus ja mis ta teeb. Aga kui räägime natukene äkki siis just kambast, mille nimi on sinu tööandja ja ettevõte ja kollektiiv, kes on võib-olla sinuga hästi sarnased inimesed, aga teistpidi väga erinevate soovidega tervisevaldkonnas või üldse vanuseliselt või sooliselt. Et tegelikult saavad vist tööandjad ju mingil määral rahaotsused töötaja eest ära ka teha, et pakuvadki lisaväärtust siis peale palga, eraldavad selle just tervise jaoks. Et kuidas sina seda näed, kas mida üldse tööandja võiks teha või mida tehakse praegu? No muidugi ideaalses maailmas võiks olla niimoodi, et palk peaks olema selline, et igaüks saaks valida, mida ta teeb, on ju. Aga tegelikult kui me mõtleme tööandja peale, siis võt siin ma kasutakski seda märksõna nügimine, et tööandja peaks nügima enda töötajaid paremate alternatiivide valiku kasuks siis. Et mida näiteks, mis võimalused, millega ma olen ise kokku puutunud, ongi siis näiteks taimne teisipäev, ehk siis kas sa pead 5 päeva nädalas liha sööma või sul on jälle see natukene teistmoodi alternatiiv, sa ei pea seda tegema, aga jälle see nügimine on ju. Või siis jah, just see väärtus, see on ka väärtuspakkumise osa, aga näiteks siis, et see kultuuri loomine tööajal, ma natukene juba rääkisin ka, aga tõesti, et need kõnnikoosolekud või näiteks mida minu juht tihti teeb, on see, et kui meil on osakonna koosolek, siis ta ütleb, et palun käige praegu pimedal ajal päevasel ajal väljas. See on nagu nii lihtne asi, aga ikkagi nagu iga kord, kui ta seda koosolekul ütleb, see tegelikult aina rohkem nagu kinnistab seda, et nagu ega ta niisama ei nämuta ju seda, et sellel on tõepõhi sees ja tõesti praegu on selline aeg, et kui sa lähed põhimõtteliselt pimedas tööle ja tuled pimedas, et seda valget aega on nii vähe, et ja see on nii väike asi sinu päevas, aga tegelikult annab sulle nii palju juurde. Ehk siis jah, et see mingi konkreetse kultuuri loomine on minu jaoks see märksõna. Ehk siis tegelikult tööandja loob platvormi, et töötajad saaks ka üksteisele lisandväärtust pakkuda. Ehk siis motiveerida või tulla uute ideedega, et omalt poolt lisaks ka, et jah, meil on olemas nii-öelda maksuvaba tervisetoetuse süsteem, mida ka nii-öelda läbi Stebi pakutakse paljuski, aga see on ka mingil määral piiratud, see summa enam võib-olla ei ole nii suur, kui ta vanasti tundus. Ja täpselt see, et mõni inimene arvab, et mis ma selle raha eest ikka trenni lähen, et ma ju ei tee trenni. Aga tööandjal on ka tegelikult võimalus, kui see inimene on seal 8 tundi sinu kontoris, ütleme, siis pakkuda, puuviljavaagen on selline hästi klassikaline näide ja aga jällegi puuviljad on tervislikud, miks mitte.
kuid seal on ka nagu muid liikumisvõimalusi, et kutsu keegi rääkima ükskõik millisel sellisel tervislikul teemal, olgu see liikumine, samamoodi tervisekontroll, kuidas pöörduda, kutsu mõni arst, kuidas elustamist teha näiteks, et selline vaheldus, aga teistpidi tervise jaoks võib-olla nii-öelda päriselt ka elulise tähtsusega. Ehk siis nagu tegudeni peaks igaüks jõudma, aga tööandja saab siis näidata eeskuju ja proovida su mindseti nii-öelda selles suunas mõjutada. Jah, et kui tegelikult samamoodi kollektiivis tekib see kambavaim, siis küll inimesed ise leiavad endale isegi väljaspool tööaega soovivad töötajad kokku saada või siis võtavad tööandjaga nii-öelda või ettevõttega ühendust, et me tahame seda teha, toda teha. Just. Et see heade ideede levik, kuidas seda teha, et tööandja ei pea ka teadma kõike ja võib-olla 1 või 2 küsitlusega, mida te tahaks teha või milline on teie tervislik seis, siis see, ma arvan, et inimesed ei võta seda väga tõsiselt. Nii tööandjad kui ka töötajad, sest jah, nii palju on kui töötajad, nii palju on vastuseid. Aga just see, et kui see kõik tuleb seespoolt, siis ma arvan, et see oleks vägagi tervitatav ja ükskõik mis tööandja siin kuulab seda, et mõelge selle peale, kui tullakse mingi uue ideega ja ärge pange kohe kätt ette, et või lööge kaasa ka, on see teine asi, et see sotsiaalne vorm, mis on justkui töökollektiiv või ühiskond, mis seal omamoodi tekib, et see saab olla kasulik sinu vaimsele ja füüsilisele tervisele. Et see ei ole ainult töö tegemise koht, ütleme niimoodi. Nõus ja tegelikult need paljudes ettevõtetes juba on need tervisepäevad, mis on eelkõige mõeldud selle jaoks, et kui sa hommikul tunned, et sul on nohu või kurk valusad hakkad haigeks jääma, et on võimalus võtta, et ei pea kohe haiguslehele minema. Aga siit ka see mõttekoht, et kas tervisepäevad ei võiks olla ka vaimse tervisepäevad. Sa võtadki selle päeva, sa lähed, ma ei tea, teed joogat, lähed massaaži, võib-olla õhtul lähed kuskile ujuma või midagi, et see ongi see nagu, et kas ilmtingimata puhkamiseks pead sa haigeks jääma või sa võid ka lihtsalt nagu võtta enda vaimse tervise heaolu või ennetamiseks? Just, siin mul tuligi mõte praegu, et see on sisuliselt haiguse ennetamise päevad, kui et tervisepäevad, et kus meie Stebi nagu suur mõte on ka see, et tegelikult me tahame ennetada asju enne kui asjad juhtuvad, mis esiteks need on pärast kulukamad, kui me räägime uuesti natuke rahaasjadest ka, et alati millegi parandamine või ravimine on kindlasti kallim ja tegelikult see, me ei tea, kui halb on haige olla enne, kui me ei ole haiged. Aga kui me mõtestame selle endal lahti, et ma teen täna natukene liigutan selle jaoks, et tegelikult ma saangi võib-olla kauem omal jalgadel käia, oletame, siis see võiks olla ju kas või vähemalt kellelegi motivatsiooniks. Et nii tõesti on ja ongi haiguse ennetamise päevad või miks mitte, et võtad selle, lepid tööandjaga kokku, et ma ei tea, täna viibin sellega 6 tundi golfiväljakul, aga ma kõnnin, ma olen seal sotsiaalne, ma õpin uusi oskusi, oletame. Ja see heaolu, millega see töötaja võib-olla tagasi tuleb, see efektiivsus, see võib olla hoopis teine. Ja jällegi see on hindamatu töötaja, sest ta ei taha ära minna, kui tal on siuksed ägedad päevad. Väga nõus. Ja enne kui me veel sellised teemad lõpetame, siis ma huvi pärast panin ka väga populaarsesse ChatGPT-sse sisse, kuidas oma siis heaolu nii mentaalset kui füüsilist parandada ja just odavamalt, siis siin tuli huvitavaid asju välja, mille peale võib-olla ise pole tulnud, et näiteks vabatahtlikuks olemine. Ole sa, ma ei tea, koerte varjupaigas või spordivõistlustel, jällegi sotsiaalne olukord, tutvud uute inimestega, teistpidi arvatavasti oled ise ka meeletult aktiivne ja mine sa teha, ikka saab sellest sinu missioon või mingi motivaator. Aga siin on ka sellised asjad, nagu me varasemalt rääkisime, et oma ekraaniaeg hoia madal, maga hästi, sina tõid selle magamise sisse, et see on ka hästi oluline. Ma alati olnud kõigil, kes siin räägivad ja tegelikult eesmärkide seadmine, et tänu sellele on võimalik jõuda palju kaugemale, kui lihtsalt ringi joosta nii-öelda. Aga ka tegelikult raamatukogudes käimine ja
aiatööde tegemine on ka välja toodud, nii et või talvel lume rookimine, väga, ja väga hea tegevus. Isiklik näide, ma arvan, et nii suurt fänni kui minu enda isa ei ole olemas. Ja tema aed on niimoodi lumest puhas, et seal on alati muru näha. Ja ta ei tee seda sellepärast, et autoga ligi pääseda, sellepärast tal tihtipeale ei olegi autot hoovis, vaid lihtsalt talle meeldib seda väljas teha. Eriti kujutage ette, lund vaikselt sajab, jõuluõhtu, siis jah, see on super näide. Ma arvan, et mul on geenidega see võib-olla kaasa ka tulnud, et ka mulle meeldib siuke tegevus. Jah, aga see on ka mõnusalt aktiivne vaata ja nagu koormus ka ikkagi. Aga rahustav, teistpidi. Just. Ja näed kohe tulemust. Jah, tulemus tuleb tõesti kohe. Aga kui võtame kõik selle nüüd või võtsime kokku ja tempot natuke maha, siis lõpetame nagu ikka sinuga. Klassikaline selline ring siin lõpus. Et küsin sinu käest mõned küsimused, sina vastad see, mis esimesena pähe tuleb, ütleb nii. Ja vaatame, kas saame veel mõne tarkuse terasid kaasa. Nii. Esimene on, mis värvi on sinu jaoks tervis ja heaolu? Punane. Miks? Selle mul tuli kohe süda mõttesse. Täitsa loogiline. Kas sul on mitte lemmik, aga just filmi soovitus? Ükskõik mis vallas? Ükskõik. Mulle praegu tuli mõttesse esimesena Snowdeni film. Lihtsalt see on nii põnev case. Väga hea. Mina mõtlen selle peale, et varsti jõulud tulevad ja esimesena oli Home Alone. True. Üks reisi sihtkoha soovitus? Norra, mäed. Ehk siis põhja. Põhjapõdrad. Äge. Kas sul on ka mõni raamatu soovitus? Võib-olla selle teemaga läheb hästi kokku aatomharjumused, mida ma tean, mida olen nii mina kui ka sina lugenud. Jep. Aga raamatu soovitusi on õigu palju, aga see on selline, mida võiks igaüks lugeda. Ja sealt võib-olla see olulisem mõte ka, et ükskõik mida sa teed, siis see dopamiini laks on kõige tugevam siis, kui sa seda teed, kui sa oled sellel teekonnal, mitte siis, kui sa selle saavutad. Ehk siis naudi protsessi. Kas sa oled rohkem sõnumi või kõne inimene? Keegi polegi nii kaua mõelnud. Jaa. See on väga huvitav küsimus, sest see oleneb nii palju nagu, ma helistan siis, kui ma tahan kellegagi pikemalt rääkida, lühikeste asjade puhul pigem ma ikka kirjutan. Aga hommik või õhtu? Hommik. Aga sellele eelneb 10 tundi hea tund. Siis hommik. Super. Meri või mets? Meri. Muusika või vaikus? Vaikus. Ja kas sportlik pühapäev või vaimse tervise pühapäev? Kumba sa rohkem vajaksid praegu? Arvestades, et praegu on kool ka, mis on nagu teine päris suur lisastressi-allikas, siis vaimne pühapäev. Ja mis on äkki sinu järgmine tervislik samm või väljakutse, mille sa ette võtad? Või mida sa praegu kõikidele kuulajatele jagad, et sa pead selle ära tegema? Ma tahaks taliujumist proovida, aga teades, milline külmakartja ma olen, siis ma ei tea, millal selleks õige hetk on, aga ma olen lihtsalt kuulnud, et kui sa oled sellega, kui sa seda juurutad endale pidevalt, et siis tegelikult su tervis läheb tunduvalt tugevamaks. Ja ma tahan seda proovida. Julgen soovitada. Isegi regulaarselt ei tee, aga see, kui sa rääkisid sellest protsessist ja dopamiinist, siis see on see koht, kus seda saab. Hea point. Ja enne kui lõpetame, siis äkki sul on sinu nii-öelda nädalas või päevas on üks rutiin, mis hoiab sind nagu ree peal või värskena? Üks kindel asi, mis sa teed? Mu sõbrad võib-olla naeravad selle üle, aga nad ütlevad, et miks sa üldse loodad Greetelt õhtuti vastus saada, et ta ei vasta ju kella 10 alates. Aga kas see on halb? Ei, see on väga tervislik.
ma ütlen, kas see on halb või hea, kas see on tervislik. Ühesõnaga jah, et tegelikult telefon on küll magamistoas, selles mõttes, et mu äratuskell on seal, aga õhtuti ma ikkagi, mul on do not disturb ja ma ei tihtipeale ei vasta inimestele ja ma ei ole õhtuti telefonis. Ja ma arvan, et see on siuke tõesti väga lihtne asi, aga tervislik. Jaa, see on, ma arvan, universaalne soovitus kõigile. Ma arvan, me kõik tunneme puudutatuna mingil määral, kes veel ei tee seda. Aga sellisel juhul meil sai tund täis ja ehk tänaseks ma arvan, et mõtteid saime palju. Kes tahab kirjutada paberi peal pliiatsiga üles, mis nippe me andsime ja eelarve teeb ka paberi peale ja vaatab oma väljavõtte üle. Investeerimine ei ole ainult tegelikult raha, investeerida saab tervisesse, need on väga sarnased asjad. Ja see tegelikult ei pea olema kallis ja väiksed sammud võivad viia suurteni, ütleme niimoodi on ju. Et kasvatame äkki terviseteadlikkust, hoiame kõik asjad korras, rahaasjad ja terviseasjad ja äkki oleme siis grammi rõõmsamad kui täna või eile. Kuldsed sõnad Oti poolt. Kas sul on veel midagi lisada? Ei, aitäh, mega mõnus jutuajamine siin aparaadi tehases. Just, ja minul ka, nii et järgmise korrani, aitäh Grete! Aitäh!